Parimad keha- ja iluseadmed leiad Norden Beauty e-poest. Mine vaata ise järgi nordenbeauty.com. Oskus maitsvat süüa teha võib teinekord puusadele liiga teha, aga samas eluliselt vajalikuks osutuda. I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical. I am me. I love my life. Tere, mina olen Margarita, lühidalt saab ka Ritaks kutsuda ja millega ma olen tegelikult rohkem harjunud. Ja tulen väikesest külakohast Assamalast ja vanust on 49. Ja siia saatesse tulen selleks, et tahaks tagasi saada oma naiselikkust. Lahutuse järgselt üksi jäädes tekkis ka sellised rahalised raskused. Et koheselt ei olnud nõus laste isa toetama meid, nii et siis ma pidin leidma endale sellised tasakaalu või kuskilt leidma sellist lisaraha ja ma hakkasin oma põhitöö kõrvalt tegema ka kodus torte. Ja siis tekkis võimalus ka avada burgeriputka. Selles suhtes, et minu nii-öelda tööaastate ring saab burgeri äris juba 8 aastat, nüüd sel aastal. Ja naaber tuli kõrvale 5,5 aastat tagasi. Nüüd need 5,5 aastat on näidanud, et müüginumbrites naaber järgi ei ole jõudnud. Nii et selles suhtes ma nagu ei tunne, et nagu see konkurents mind nagu ammustaks. Pigem positiivselt võib öelda, et on nagu pind tagumikus. Kodu. Kunagi sai see perena ühiselt ostetud 15 aastat tagasi. Aja jooksul on nii-öelda elu teinud oma pöördkäike ja ühisest kodust on saanud ainult minu ja laste kodu. Aga algselt oli ta jah ikka selline ühine pere, kuigi ilmnes tõsiasi, et mehele ei sobinud. Et lahkumineku järel ma küsisin mehelt ka, et ikka tahad teada, et ütle põhjus. Ja ma sain ainult ühe lause. Tema sai villand. Aga paraku elu teeb oma keerdkäike ja tuleb kuidagi hakkama saada siis. Lähme tööle. Jah. Ja loomulikult kogu selline lahutuse stress, kõik see mõjutas siis ka minu kehakaalu. Nii et kahjuks jah, kilod muudkui kogunesid ja nüüd nad siin seisavad mul ümber ringi. Nüüd on käes jälle see hetk, kus saame hüüda. Doktor Kaur, tulge appi! Nii, kohe lähme IT-ajastusse. Teeme konsultatsiooni. Maovähendusoperatsiooni asjus. Nii et ma üritan hakkama saada siin videokoosolekuga ja väike lonks äkki. Ja sina nüüd proovi vait olla. Vaheleisega, on ju? Kust kohast tema pärit on? Kust tema see päritolu piirkond maailmas on? Argentiina, jah. Ja ma olen Costa Rical käinud linnuhuvist, aga sealt lõuna pool kahjuks ei ole, kuigi ma tean, et seal on vist veel rikkalikum see linnustik. Tema on jah mul siin selline ära nunnutatud vares, jah. Enne kui me kaalunumbrite juurde läheme, et me jõuame nende juurde, et
Aga öelge, mis teid motiveerib kehakaalu langetama või ütleme, miks te kaalulangust soovite, et millised need peamised probleemid teie jaoks on, mis liigsest kaalust tulenevad? No kindlasti on tervislikud probleemid, et siin vererõhk mängib päris palju ja siis samas on ka see, et kui ma olen klienditeenindaja, siis võiks natuke parem välja näha ikkagi. Et mul küll tuleb 50 ette, aga nagu hingest ma ei taha olla 50. Keha ja see passinäit ei lähe minu loomusega kokku. Kui pikk te olete, Rita? 161. Ja kui palju te nüüd viimati, kui te ennast kaalusite, kui palju see on? 99,6. Ja nüüd enne operatsiooni, kui te olete oma otsuse teinud ja see on positiivne, et siis on mitmed tegevused ja mina kohtun teiega siis hea meelega operatsioonipäeva hommikul haiglas, et me alati tervitame patsiente, vestleme patsiendiga enne operatsiooni ja siis lähme juba koos opituppu. See ühend tähendab standard bypass. Aga olen nüüd praegu kliinikusse kohale jõudnud. Doktor on minuga rääkinud. Tabletid on sisse võetud mingisugused juba. Nii et nüüd ootan, varsti peaks kohe minema lauale. Et eks siis paistab, mis saab. Soovin teile head koduteed. Margarita operatsioonist on möödunud üle 24 tunni, nii et Margarita võib ka ise autot juhtida ja see on tal ka plaanis. Ja homme ma helistan teile, et minu telefoninumber on teil alati olemas kasutamiseks, aga siis minu poolt siis nad ajakava konsultatsioonid alates homsest. Selge, aga suurimad tänud ja... Nii, opist on nüüd möödas mul 2 kuud. Enesetunne peale seda on väga hea. No, energiat on rohkem. Haiglast sain ma koju, siis mina läksin kohe järgmisel päeval juba tööle. Kaal on langenud täpselt sellise ühtlase tempoga, et nädalas kilo. Ja ma üritasin isegi täiesti vältida seda nii-öelda iga päev kaalule astumist. Ma tegin endale sellise nii-öelda märkmik, kus märkisin ära need hetked, et kui oli opipäev, nädal hiljem, kui palju on langenud, nädal hiljem. Et sellise nädalase graafikuga hakkasin ennast mõõtma. Ja siis oligi see, et reaalselt iga nädal kilo. Ja siis praeguseks olen ma kaotanud 14 kilo. Tere Rita, tere Prigo. Ma saan aru, et nüüd me hakkame tihedamini kohtuma. Sa veel ei tea, mis meid ees ootab, aga siis varsti saame teada. Nii et kõigepealt siis täidame ära selle kliendilehe ja siis vaatame juba edasi. Nii, vaatame siis üle, et kas seda raskudet on esmalt üldse piisavalt, sest kui siin seda ei ole, siis ei ole mõtet seda teha, sest krüolipolüs mõjub ainult raskuele. Ja teine variant on see, et kuna siin oli, selles mõttes oli, aga natukene on ikkagi ka seda nahka, et kui siit pinguldada seda nahka, siis see lõuajoon kohe koos, kui me liigutame need lihased ka siit natukene üles poole, treenime neid ka, siis tegelikult see kombo, ma arvan, et on kõige parem. Et see krüo kindlasti aitab sellele lõuale, aga me kindlasti peaks tegema siia, ma arvan, endosfeeri näohoolduseid ka juurde, mis on siis ka see mikrovibratsioon, mis aitab siis selle nahka pinguldada. See on väga hea kombo, mida ma arvan, et me teeme ka kindlasti. 3 korda nädalas teed trenni või 4-5 korda nädalas? Üldse mitte. Üldse mitte. Nii, annan sulle selle. Astu 2 jalaga peale, palun. 1 ja 2. Käed sirgelt alla ja hoiad. Laseb väikse mikroimpulsi kehast läbi, et ta saaks aru, kus kohas on rohkem rasva, rohkem lihasmassi, palju sul vett kehas on. Et see on selline indikatiivne. Tähtis on lihtsalt see, et alati teha sama kaaluga. Siis sa saad vaata näha, et kui on sama mõõtmis nagu rütm ja sama süsteem, siis sa saad ise vaadata, et kuhu poole nagu sul see areng nagu läheb. Vaata. Nii, siit on siis siuksed numbrid sulle.
siin on niisugune overview sellest, ehk siis niisugune suur ülevaade, mis on siis nagu rohelises on hästi, mis on kollases on okei, mis on punases, nendega tuleb tegeleda. Et siin ongi näiteks põhiasjad, mida mina hetkel näen, kuhu... Päris mitu punast. Jaa, aga mõned asjad lähevad niikuinii koos sellega, näiteks kehamassiindeks kukub kohe siis, kui hakkab kaal kukkuma, on ju. Rasvaprotsent on asi, millega me peame tegelema, mis on ka nagu, noh, ilmselt me teadsime seda enne, et see on nagu asi, kuhu fookust panna. parimad keha- ja iluseadmed leiad Norden Beauty e-poest. Mine vaata ise järgi nordenbeauty.com. Hakkame koos võimlema, jah? Nii, oled kunagi EMS-is üldse käinud? Ei. Mis sa sellest kuulnud üldse oled? Väga vähe. Aga mis mulje on sulle sellest jäänud? Ausalt räägi. Mis sa arvad, mis siin toimuma hakkab täna? Tead, seda ei oskagi nagu, seda muljet ei oskagi võib-olla enne arvata, kui on esimene kogemus käes. Okei, aga siis räägime sulle ära, mis sind ees ootab. Treening kestab umbes 20 minutit, koosneb 3 osast. Vahet ei ole, mis harjutust me ka ei teeks, kogu aeg impulsid panevad seda lihast tööle. Sinu ülesanne on mulle öelda, kui sa impulsi kindlast piirkonnast natukenegi tunned, sest mida aeg edasi, seda tugevamaks lähebki impulss. Ja ta läheb seetõttu tugevamaks, et su keha läheb soojaks. Sest et ta seob selle soojuse abilt selle nagu impulsi ära sinna, et ta jõuaks nahale, siis läheb läbi naha, jõuab rasvani, läheb sealt ka läbi ja see jõuab lihaseni ja paneb lihased tööle. Your salty ways energize me. I call that assault and battery. Your salty ways entertain me. I batter my fish with your flattery. Spent 30 racks on Flatwell. Ball crazy, need a CAT scan. I'm at Batman like I'm Affleck. Call Affleck. Rap, man. Sweet. Yeah. Stacking up, boy, it's real. There would be blood, need an oil fill. She in a tub full of koi fish. Hit the ATM, oil spill. Exxon. This a tycoon in the ride. Jaksad teha küll, pole häda midagi sul. Eelviimane harjutus. Viimane kõige magusam. Mine allapoole. Alla, 4, 3, 2 ja küll. Väsinud. Nagu oleks maratoni jookstud. Aga noh, võttes arvesse, et ma pole midagi teinud enne jõusaalist ega mingit sellist, siis on see vist täiesti normaalne. Et ma niimoodi ähin ja puhin nüüd. Nii, kui EMS-trenn oli selline enne töö, siis endosfeer on natukene nagu lõbu, aga ta on selline süvakoja massaaž, kus siis see mikrovibratsioon ja need siis sellised need hertsid hakkavad siis jõuavad sul hästi sügavale ja liigutavad siis seda nahaaluskude, kõik mis meil siin kinni on. Väga hea on seda teha koos EMS-iga, sest et kui need esmased siuksed lihasvalud ta võtab ära, ehk siis see on natukene selline hea asi, et kui muidu võib-olla see lihasvalu oleks natuke suurem, siis ta paneb just on ka nagu lihashooldusena väga hea. Ja miks meie seda teeme ongi see, et kui maovähendusoperatsiooniga tihtipeale kõige suurem mure on just see, et see nahk hakkab lõtvuma, siis põhimõtteliselt endosfeer on nagu nahatrenn ja panemegi, aitame nii keha kontuuridele kaasa kui ka siis selle naha toonuse osas, lihashoolduse, me paneme need lümfid tööle, sest ta on selline lümfimassaaži põhine massaaž. Tere tulemast siis laserepilatsiooni maailma. Ma vaatan, et sul ei ole siin ühtegi vastunäidustust, mis põhjusel me ei tohiks sulle laserepilatsiooni protseduuri teostada. Kas sa jõudsid kõik need piirkonnad siis ilusti ette valmistada? Sääred, kannalused, et meil on niimoodi, et 24–48 tundi ennem tuleks siis raseerida need piirkonnad, et teostada laserepilatsiooni. Ja, selle protseduuri ma tegin tõesti eile hommikul ära juba. Ja kuigi ma siletiga ei ole just eriti osav, siis sain ka mõned nahamarrastused siia jalgadele. Ma loodan, et ei sega. Aga tehtud sai, nii et ma loodan, et... Sa oled harjunud ju raseerima mingisuguste ajavahemikke tagant, on ju? Ei ole. Ma maalt ja hobusega
karvane maanaine. No okei. Ups, sorry. Aga no tavaliselt inimesed on harjunud ja siis nad näevad, et need karvad ei kasva enam nii kiiresti. Või siis, kui sa kasvatadki natuke pikemaks need karvad, et varsti see raseerimine läheb oluliselt vähemaks, et sellepärast need inimesed tulevadki siia, et kasutada kaasaegseid meetodeid, et ei peaks kogu aeg ennast raseerima ja vabaneda siis raseerimisärritustest ja kõigest, mis kaasneb siis raseerimisega. Kui sa tunned niisugust näpistust tunnet või sellist nagu sooja tunnet, niisugust torget, siis on juba kõik hästi nagu. Kas sa tunned? Sellised üksikud nõelad nagu jah? Jah, mingid. Just. Ja nii see ongi. On valus või? Ei, veel ei saa aru. Paljud inimesed lihtsalt kardavad, et on väga valus. Aga tegelikult sa tunnedki õrnalt siis seda torkivat tunnet, nagu keegi kitkuks kulme ja natukene sooja tunnet ja ongi kõik. Kuidas on? Tunned juba? Üksikuid torkeid, jah. Aga sul on see karvakasv päris selline kiire tundub, selline tugev, hea karm, millele laser just siis kõige paremini töötabki. Ja uuesti tahaksin sind näha meie juures siis 5 nädala pärast. Ja usu mind, see on elu muutev otsus, millega me täna siis otsa lahti tegime. Et lõpuks sa enam ei mäletagi, et sul sellised karvad siin üldse kasvasid. Päriselt. No siis ehk saab järgmine suvi nagu randa minna ilma eelnevate protseduurideta. Kui selline asi aitab, siis loomulikult tulen rõõmuga tagasi ja lasen need viimsedki karvad eemaldada. Kaalukaotus mõjub kehale hästi, aga näole mitte alati. Tere, Rita, rõõm sind näha. Lähme aga edasi kabinetti. Mis teid siia tõi? Tahaks nagu noorem olla, kui võib-olla nägu näitab. Et meil on selline raviplaan tegelikult välja mõeldud, et esmalt hakkame siis naha kvaliteeti parandama, ehk siis teeme IPL fotonoorenduse ära, mis võtab pigmenti punetust vähemaks ja ühtlustab nahatooni ning stimuleerib kollageeni. IPL on nüüd tehtud, nüüd on aeg järgmiseks protseduuriks. Et mureks on, ma saan aru, ka natukene otsnägukortsud, see natukene kurja nägu. Jah, et ma olen pidevalt pige. Et see ongi see, et nimetame ka süvenemiskortsuks, ehk siis ongi lihas on lihtsalt liiga aktiivne, pideval lihase pingutamine jätab kortsud lõpuks nagu püsivalt täiesti sisse. Ja meie saame seda siis vähendada. Paris is messy and burning already, so hot, 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 Miimilisi kortse saab siis vähendada läbi ravimi, see on siis botuliintoksiin, mis siis vähendab üldse lihasaktiivsust. See toime saabub vaikselt alates 3. päevast ja lõpptulemus siis umbes 2 nädalaga. Et eesmärk on siis niimoodi, et seda kurjanägu siis üldse teha ei saaks. Ja silmanurkadesse siis nimetame neid selliseks naeratades tekivad kanavarbad, et neid siis saab vähendada ka just selle botuliiniga niimoodi, et naeratus kõik jääb alles, just, aga lihtsalt need, mis sinna silmanurkadesse tekivad, neid tekib vähem. Punetab. Ilu veel otseselt ei näe, aga et siis ootame seda ilu. Just, et see on kõik, on selline protsess, võtab aega. Et meie kohtume see umbes 2 nädala pärast. Selge. Margarita. Selle muutumise jooksul olen ma saanud Northern Beautylt selliseid natuke väikesed kingitused, Mati ja siis ka Kinda. Kinnas on siiamaani super hea. Ta tõesti sõna ots mõttes rullis nagu terve nahakihi maha mulle, et kui ma peale endal vaatasin, siis halloo, pesemas ka käid vä. Nii et aitäh Northern Beautyle. Kuule kisa. Teeme nüüd nii, et mina ka mahun siia. Siia. Sisse pugeda täiesti. Ja, peitu. Ei, sina ei saa. Ja nüüd tunnika
teleka ees ajaviiteks, hea mõnus. Et kui muidu kiirel ajal ei ole aega telekat vaadata, siis tulebki sättida ennast sellisteks uudiste ajaks parasjagu lebotama. Oi kui mõnus on, jah. Nagu Northern Beauty seda välja reklaamib, et ta viib mürke ja toksiine välja kehast, siis kindlasti tundub, et minu enda meeleolu on ka paremaks läinud, ei olegi enam nii õel. Nii et kindlasti mõjub, ma arvan. Näo on juba märjaks võtnud, kile on nagu sardell, sardelli nahk jälle siin keha ümber kleepunud, nii et nüüd tuleb ennast kokku tõmmata ja pesema minna. Täna siis me oleme valinud välja, et mis me teie jaoks teha saame, et natukene anda sellist tõstet näole ja natuke seda kaela või näo ovaali natuke kohendada, siis me otsustasime, et me proovime teile panna siis niidid, mis natuke pinguldavad näo nahka ja kaela nahka. Et niidi eesmärk ei ole midagi kuskilt ära võtta või midagi juurde panna, vaid niidiga me üritame siiski natukene nihutada ühte kudet teise kohta, et pärast protseduuri võib see nägu olla natuke turses. Kindlasti on natuke valulik, me küll protseduuri teeme nii valutuks, kui õnnestub ja selleks me kasutame siis valuvaigistavat süsti, mille me süstime siis täpselt naha alusesse koesse, sinna kuhu me niidid paneme, et see protseduur oleks võimalikult valuvaba. Et see turse tavaliselt läheb ka nädala-2 jooksul alla. Kõik ilu nimel. Tere tulemast, Bianca ilusalongi, Rita. Tere! Väga meeldiv, Brigitta. Rõõm tutvuda. Just. Et täna me hakkame siis sulle tegema spreipäevitust. See on siis väga nahasõbralik ja kiire viis, kuidas saada pruuniks ilma nahka kahjustamata. Meie tooted on siis kõik veganid, et jah, tegemist on tõesti suurepärase protseduuriga, kuna, nagu ma eelnevalt ka ütlesin, sobib ka lastele, näiteks kes käivad sporti tegemas ja on võistlused, sobib rasedatele naistele ja üleüldse, et väga hea ja kiire viis, kuidas saada pruuniks ilma nahka kahjustamata. Nii et ühesõnaga, sina seisad kogu aeg niimoodi, et sul ei tekiks kuskile sellised voldikohakesi, ehk siis näpud on laiali, käed on eemal, jalad on ka niimoodi rohkem harki. Oma purksitöös siis jah, tuleb aeg-ajalt ette ka selliseid olukordi, kus aeg-ajalt ikka küsid inimeselt, kui mõni räägib nagu võõrama keeles, et kui kaugelt keegi just parasjagu tuleb, siis kõige kaugem klient on mul Lõuna-Aafrika Vabariigist, üks vahetusõpilane, kes oli Eestisse sattunud. Ja et tema jaoks oli selline huvitav fakt, oli see, et ta sai papagoile pai teha, mis oli nende vabariigis nii-öelda keelatud kodus papagoide pidamine. Ja siis tema jaoks oli üllatus see, et ta tuli siia väikesesse Eestisse ja ta sai teha papagoiga pilte ja selfisid. Üllatavalt loomulik on, et ei olegi sellist väga esile tungivat, et kui päikesega kuskil rannas võtad, siis kõigepealt oled punane ja siis mõne päeva pärast võib-olla hakkab see jume tekkima, et praegu on küll selline, nagu oleks lõunamaalt tulnud. Kiire teenindusega, nii kiire tulemus. Kokku salongis vist vaevalt läks 15 minutit, nii et sutt siia ja koju tagasi.
tere! Tere, Rita! Tere tulemast Iluarsenali. Mina olen Monika. Meeldiv tutvuda. Ja tule minuga edasi. On sul mingid ootused ka endal? Kusjuures ei ole, et pigem ongi see üllatuse või vau-efekti tahaks. Et kuna näha on, et ma pole ammu jooksuris käinud, siis ma annan teile vabad käed. See on küll tore. Okei, aga siis teeme niimoodi, et võib-olla ma ei ütlegi sulle, mida ma lõikan ja mis teeme värvi siis ma selle teen. üllatuse. On ja? Et siis oleks põnevam. Ootan. Okei, väga tore. Ja sellest ma teen sulle tuka. See on küll midagi uut. Kogu selle nii-öelda lahutuse järgselt või nii-öelda iseennast unustada ja keskenduda kogu elu oma lastele ja siis kodule ja siis kindlasti on see stressiaeg mõjutanud kogu minu sellist naiselikkust. Vahest tahaks lausa karjuda, et ühiskond või selline või ka kõrvalseisjad näeksid või siis ja teinekord jälle ei taha välja öelda seda ja elad kõike oma sisse, aga kogu see sisseelamine ongi selline üsna stressirohke. Sa oledki juba selle pere ja kõik ühiselt kokku loonud ja siis mees arvab, et tema nüüd läheb. Mõtlemata sellele, mis või kuidas naine või laste ema hakkama saaks. Kindlasti teeb haiget see, kui laste isa ei taha tunda oma lapsi. Laps jääb ju ikkagi lapseks ja ta on su nii-öelda vedeliiniga, oma hingega igatpidi seotud. Laste jaoks on olemas üks isa. Isegi kui ma tahaks endale kõrvale uut inimest, siis see ei asenda laste jaoks päris isa. Võrreldes eelnevaga ikka täiesti crazy, täitsa ilus. Parimad keha- ja iluseadmed leiad Northern Beauty e-poest. Mine vaata ise järgi northernbeauty.com. Tere, Rita! Mina olen Käbi ja mina olen sinu tänane grimmeerija. Käbi, selline nimi ongi. Väga huvitav, väga omapärane. Väga omapärane ja see on siuke tore asi, mida omada. Aga täna siis natukene teeme pidulikuma versiooni sinust. Kuidas sul endal on? Palju sa muidu ennast jumestad? Kas sa üldse jumestad ennast? Väga vähe. Et kui näete, et mul on siin tehtud püsilainer, siis on see ka just selle põhimõttega, et see laisa inimese meik, eks ole, et kohe hommikul ärkad on juba lainer peal ja nägu on peas, saab välja minna, tegusi teha. Okei, siis kuna sa ei ole harjunud võib-olla ennast nii palju jumestama, siis teeme sellise veidi rahulikuma, aga piduliku. Nüüd hinga sisse ja hinga välja. Ja sa kinnitad samm-sammult jumestust ja siis see jääb lõpuks ilusti püsima. Et ma täiesti uut inimest sinust ei teeks, kuna ma näen, sul on nii äge silmavärv, rõhutaks seda, et toome lihtsalt sinu sellised tugevamad küljed välja. Reklaam Assamallale, tulge kõik Assamallale burgerit sööma. Ja seal on, mul on menüüs ka täitsa tervislik see burger. Tervislik burger. Ja naked burger, ilma saiata. Veiseliha on tehtud puhtalt, ilma jahu, ilma munata. Nii et sobib täpselt tervisetoitujatele ka.
alati me paneme huulepliiatsi alla ja siis tuleb alles huulepulk peale ja siis võid läiget panna. Lihtsalt sellepärast, et see asi püsiks, sest iga väikse ampsuga kõik kaob muidu ära. Vaatame siis, mis välja kukkus. Wow. Issand. See on... Ma olen sõnatu. Ausalt, tõesti. Meeldib. Jaa, see on super ilus. See on sina, aga pidulikum versioon lihtsalt. See on küll äge. Issand, kui äge. Super, aitäh. No nii, Margarita, on nüüd aeg siis vaadata, kuidas meil vahepeal läinud on, mis meil see lõpunumbrid on, nii et ole hea, panen sulle siin kohe selle kehakoostise mõõtja valmis, me saame ilusti vaadata, kuhu ja mis suunas meil kõik need asjad läinud on. Nii, on asju, mis mulle väga meeldib. Mulle meeldib see, et lihasmass on väga heas seisus, nagu sa siit näed ise ka. 12 kilo on läinud. Rasvaprotsent on kukkunud 41-lt 28,5-le. Seda on ja lihast on tulnud juurde üle 2,5 kilo selle aja jooksul. Ja keha vanus, mis sul enne oli 64, on praegu 35. Nii et ma ütleks, et see on päris nice. 35 on mulle täitsa sobiv, sellega ma olen rahul. Nii et kindlasti jätkame samas vaimus. Väga cool. Väga tubli oled. Tõmme patsu ka. Nii, Margarita, kui sa esimest korda siia mis papagoi nimi oli? Frigoga tulid, siis kui palju sa olid kaotanud kaalu? Nii-öelda kogu seda protsessi algusest, kui ma kaalusin 99,6, siis praeguseks olen jõudnud 75 peale. Ma teen sulle kalli ja sa näed tõesti väga hea välja. Rõnn. Täna me kohtume oma muutujaga kuskil mujal kui Kopli kõige fancymas kaubanduskeskuses Arsenalis, kus on kaubavalik selline, et ullalla ja mõnda asja ainult üksik eksemplar. Rüta! Ahoi! Tere, Ksenia! Mul on mure. Mulle on riided suureks jäänud, vaata kui kotis on. Äkki aitad? Ohoh, teid on rohkem kui üks. Jaa, meid on rohkem kui üks. Tema on Frigo. Frigo? Minu isiklik kaaslane. Tere, Frigo! Okei. Talle meeldib selline poosatamine. Lennukad kevad. On ju. Kas sa vaata ka telekat meil või? Vaatad telekat meil või? Kas see on nunnu? Musi. Ta teeb musi küll, jah. Ilinunnu. Võta kätte. Läheme kokku. Kas saadrus on kristall? Ja ma olen praegu Arsenali keskuses, sõna otseses mõttes oma lemmik ühes peatuspaigas, milleks on uuskasutuskeskus. Siin justkui saad kokku krabada omavahel sellised erinevate ajastute moetemmi hetki. Kui sa ise võib-olla poodidesse satud, siis oled sa, ütleme, uuskasutuse või taaskasutusega üldse sina peal? Olen küll, et on 3 last ja siis 3 lapse puhul ju ikkagi on see välja ühelt teisele riideid edasi minevalt. Ja samas tõesti uuskasutusest võib leida selliseid huvitavaid asju. Väga hea sõna. Kusjuures see on sõna otseses mõttes minu jaoks kommipood. Tulge minuga kaasa. Mis saaks olla elu, kui läbi roosate prillida? Uuskasutuse keskuses, kui tuled tuulama, siis tõesti sobraga ringi võtke aega. Ma esimese asjana leidsin kohe, ütleme, sellised kütlevad püksid. Siia juurde, te ei pea Jaapanisse minema, või need kirsid võivad puhkada õide ka siinsamas meie enda Kopli koduõuel. Mu enda üks lemmikutest võiks olla ka näiteks selline sotiruuduga püks. Ja siia üles, ma arvan, võiks sobitada näiteks, miks mitte ka sellise
helesinise unistuse ja üks mu nende lemmika, ma kohe selle haaran siit. Vaadake, kuidas teile meeldiks selline liputajamantel. Aga seksappiline, ei või? Wow. No nii, Rita, võta paljaks. Üritan. Rita, au. Vale kaabiin. Wheelchair, wow. Wheelchair, wow, girl. Väga äge. Täitsa roosa manna. Kui ma ise nüüd näen, et juuksevärv ja siis komplekt, siis need nii ühtivad oma vahel, et super ilus. Kõikidele loomasõpradele tervitused teile. Annab sellele türkiis, selle sinisele päris palju sellist nagu efekti juurde ja see pole veel kõik. Au! Kas saad aru? Ja kas saad näed, kuidas see praegu see punane hakkab siin selle sambla rohelise juures hoopis nagu teistmoodi mängima kas suures? Et inimestest piisavalt distantsi hoida, siis meil ei ole probleemi, meil ei ole omaid lahendus. Au! Meie järgmiseks peatuspaigaks on Springfieldi Outlet. Ehk siis olge valmis värvideks ja võib-olla natuke selliseks Lõuna-Euroopa sammuks. Ja kui ma ütlen ühe märksõna sulle Hispaania, mis võib-olla sul kohe endale silme eest siin haakub? Värvid, päike. Ja. Värvid ja päike, see on see, mida ma täna siis Springfieldi Outletis oleme tulnud otsima. Tegelikult selline, isegi võib-olla seda värvi on siin natukene raske piiritleda, ma võib-olla isegi ütleks, ta on selline kiivikanti roheline ja siia tegelikult see super hästi sobitub kokku selline veekaelusega bluus ja ärge unustage aksessuaare, kas selline punutud kott või miks mitte apelsini leiutis, aga see võiks olla käekott. Kuigi ma saan aru, et see bluus on ise juba väga küütlev, aga võtta sellise kätte vaata. Tead, kõige olulisem on ka see, kui te riidetud peab proovima, et asjad meeldiksid just teile. Meie järgmiseks peatuspaigaks on killukene Taanit siin samas armsas Eestis ehk Marmen Outletist ja ma siin tegelikult tahaksin sulle leida võib-olla sellise, päris tore, ehk ma loon asja kontrasti peale ja tegelikult jälle tahaks luua miskit sellist, mis on mugav, aga samas iseloomuga. Kui ma vaatan siit võib-olla ka pükste valiku juurest, siis tegelikult võiks väga hästi haarata näiteks sellise väga küütleva ploomililla või hoopis tükis näiteks ka sellise tõesti tumeda šokolaadi ja et kogu seda kombot võib-olla natukene kevadiselt vitaminiseerida, siis paneme juurde sellise clementiini oranžika mantli. Ja meie ümberilmal reis jätkub ja laevaga seiklemise asemel oleme hoopistükis jalgadega maa peal ja moeoutlet Tallinki poolt. Kohe esimese asjana ma haaraksin selle nuustiku, mis tegelikult läheb sinu praegu olemusega väga-väga hästi kokku, selline mõnus ja sossu. Üks lemmikese on selline universaalne pükstükk. Saad aru, sa lihtsalt paned see endale kas või käekotti, vahetad kuskil, ma ei tea, Statoili WC-s või, meil ei ole Statoil, mis see uus koht on, Circle Case. Ja siia juurde tegelikult või kas või siis teatri vetsus vahetamiseks väga ilus tähistaevas on siin peal. Proovi kortsutada seda. No ei tule ära ju. Palun, Rita, sinu etteaste. Mine ja kõnni ja näita ennast maailmale. Kui suures selliste pükstükkidega on hästi lihtne ka, et sa saad siia juurde nagu sellist lugu tekitada. Siia vabalt tegelikult võiks olla ka mingi väikese sellise pärlikesega kaelahe. Sa võid vahetada vabalt siia juurde erinevaid kingi. Ma praegu lisasin sulle juurde sellised väga pikad ilusad B-tähega saapad ja mida me see ridade vahelt välja oleme? Burger!
Arsenali keskuses on meie järgmiseks peatuspaigaks Best Brands Outlet. No, ja siin on tõesti pärleid, mida peab lausa püüdma jääma. Tahan sulle leida ühe dressi, komplekti, paari, aga mis oleks prilludega ja naiselik. Nõus? Vaatame, mis välja kukub. Me leiame täna printsessi üles siinsamas. Et ei ole ükski komplekt loodud ilma aksessuaarita. Ehk siis selline iludus, värske õuna, roheline siia juurde ka veel. Ainu ju. Võtame sangad ära, keerame teistpidi, näeb välja nagu Näeb. Ja järgmiseks peatusvaigaks on Horreti Outleti kauplus. Korraks võtsin Shoeshopist ka kingi kaasa, et 3 komplekti juurde täiustusi ja siis on nagu aru saada, siis välisid hoopis tükis 8 paari. Ja see vaadake ka korraks sellise nagu girl bossi kombot, et see triipod see loomulikult mõjub justkui sellise Manhattani pankurina. Terve see tänane päev on olnud nii kirju ja ütleme need riided, mis sa oled nüüd mulle välja valinud. Mõnest oleks ma isegi mitte vaadanud ega osanud nii-öelda arvata, et see minu outfiti sobiks. Et see annab mulle nagu päris palju juurde, et super hästi, et ise ei oska valida, nii et tuleb ikka profi abi kasutada. Ja armsad ka, kes te seal mõnusasti televusseri taga olete, aitäh te vaatate meid, meil on tulemas ka 3. hooaeg, nii et ka andke ennast üles ja otse loomulikult ka võtke see nagu, olge nagu käsnakalled, immutage endale seda sisse, üks teine asi veel nagu, elu on liiga lühike, et lihtsalt see kuradi igavalt elada. Tehke nõndaviisi, et kirjutage ise üles oma lugu, nii et Rita, aitäh inspireerimast meid ja vaadake nagu kui ilus. You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Täna shopping-tiirul Arsenali keskuses justkui käisime väikesel reisil ilma kodust lahkumata. Aga mis saaks olla veel parem, kui lisada sinna natukene vürtsi Aasia eri paigust, selle toob meieni keegi muu kui Ginger isiklikult. Ja elvust jagub veel kui palju, sest meiega kohe liitub telefonisilla üks väga-väga oluline külaline. Ja nüüd me teeme kõne Rita vennale ja vaatame, millised on emotsioonid. Ahoi, Rainis! Tere, Rainis! Tere, vennas! Kuidas kulgeb? Väga hästi ja töiselt. Väga hästi ja töiselt, väga. No kuule, aga uus aasta on siin kappavalt edasi läinud. Millised on sul tujud ja tunded? Väga head, ne? Kuule, ma saan aru ka, et sa oled oma sõsarat vist isegi lausa inspireerinud või mis? No kindlasti, ega ma ei saa ju oma vennast maha jääda, et siis sinu poolt antud inspiratsioon, et kui sina said juba selle kaalunumbri maha, andis ka tõuke mulle. Nii et aitäh vennas. Aga kindlasti ära arva, et sa nii-öelda parim oled. Ma lähen sust ette veel. Siin on mingi championi making, vaata, äkki läheb mingi veel sust mööda või mis sa arvad? Või jääb ikka sinu kätte? No mul pidevalt veel kaal langeb, nii et ma arvan, et järgi jõudmine on väga raske. Ma nüüdseks kaotanud 68 kilo, et... Kokku saame, siis mõõdame 11. No minule sobib, ne? No nii, eks siis näeme kunagi. Pane sama ägedalt edasi ja aitäh sulle inspireerimas ja tervitused sulle Tallinnast. No ikka. Tervitused. Ciao. I love